Varsti hakkavad kõik kodakondsed omaette mõtlema üht ja sama mõtet. Juuli on uuesti titeootel, aga Iida ei märkigi, kuda siis nõndaviisi. Ega lapsed sõjast küsi, nemad sünnivad ikka või veel rohkemgi, sest surnud meeste asemele on ju uusi vaja. Keegi ei võta asja jutuks, ometigi on kõik imestunud. Mitu aastat juba paaris oldud, aga ei midagi. See hakkab juba ka Alevi rahvast huvitama. Naised panevad turul pead kokku ja sosistavad. Ei tea, mis neil metsahuulitsa omadel on küll. Augustil ja juulil juba teine tulemas, aga Joosepil ja Iidal ei midagi. Ei tea, kelle süü see küll on. Ikka süüd otsitakse. Keegi peab ju ometigi süüdi olema. Iida käib nüüd rohkem Alevi peal ringi, vaatamas, kus saada suhkrut, tuledikke, petrooli. Vahel turul mõni hangeldab. Neid on ju alati, kes teiste hädaarvel rikkaks saavad, eriti just sõdade ajal ja pärast neid. Iida enam ei võõrasta ega karda inimesi. Sõja ajal on kõik kehvasti riides. Iida kleidid on samuti viledaks kulunud. Aga viletsal ajal sobib kõik selga. Ka lapsepõlve kodust kaasa toodud kleidid ja jakid, mis sest, et ajast ja arust tegu moega. Sellest ei küsi praegu keegi. Peaasi, et oleks riie ümber ja midagi lauale panna. Turul kolab ringi ka mustlasi. Nende eest tuleb rahakotti hoida. Vahel kleebib mõni vanamoor külge ja tahab ennustada, kui ei lase, hakkab needma. Iida jääbki ühe sellise küünte vahele. Tule, ma ennustan sulle, ilus laps, meelitab mustlaseit. Iida raputab pead. Eit ei jäta järele. Ma näen su peal needust, anna raha, ma võtan maha. No kus on Iidal mustlasele raha anda? Ta katsub, et minema saab. Vanamoor jääb sajatusi ja needusi järele karjuma. Iida hakkab jooksma ja paneb käed kõrvade ette, aga mõned sõnad jõuavad ikka temani. Maja põleb ja valge kirss sõidab vankri peal, kostab Iidani, aga siis on ta juba nii kaugel, et ei kuule enam midagi. Jumal tänatud. Iida pühib mustlaseide sõnad peast. Mis need temasse puutuvad? Hull eit patrab vihaga igasugu lora kokku. Äkki imestab Iida, kuidas ta pole nende siin elatud aastate jooksul mitte kordagi kaugemal metsas käinud. Lubas ju küll, et hakkab käima, aga polegi nagu aega või tahtmist olnud. Metsmaasikad ja vaarikad kasvavad kodu lähedal, neid nad juuliga korjanud. Kuuseriisikaid ka säält samast metsatukast. Heina- ja karjamaa, kus heina tehakse ja loomi karjatatakse, on samuti maja lähedal. Nüüd sätib Iida end kaugemale. Mõnus on kõndida. Suvi hakkab sügiseks sättima, viljapõllud on koristatud, mõnel pool rukkihakid püsti. Taevas on ilusad pilved. Küll neid sai lapsepõlves vahitud. Nüüd pole aega olnud. Aga täna Iida vaatab. Siin on madal maa ja palju metsa. Ei ole selliseid avaraid kõrgeid lagendikke, kus kaugele paistaks nagu kodus olid. Suured sügavad metsad sinetasid tumedalt silmapiiril. Siin on mets kohe käe-jala juures. Võta ja mine. Mõte kodust ei pane Iidat enam nutma. Ainult natukene torkaks nagu õmblusnõelaga rinna sees. Äkki märkab naine puude all kukeseeni. Pisikesed veel nagu kuldsed nööbid. Aga metsa jätta ei raatsi. Siit saab perele terve pannitäie. Ei ühtki anumat kaasas pole. Võtab Iida pearäti ja korjab seened selle sisse. Seob räti otsad sõlme ja komps ongi valmis. Aga oh jumal küll, nüüd ei saada üldse aru, kust poolt tuli või kuhu poole minema peaks. Iida muidu metsa ei karda, aga see on võõras mets. Ja ta unustas vaadata märke, mille järgi tagasi minna. Korraks vajub tume hirm Iida peale ja ihu kattub külma higiga. Metsa ema, aita, palub naine ja hakkab minema otsa. Ainult ühes suunas, mitte edasi-tagasi keerutama. Ja näe, mets lähebki hõredamaks ning Iida silme ette kerkib nagu muinasjutus väike maja. Selle juures toimetab vana mees. Iida teretab ja saab teada, et tegu on metsavahiga. Tema näitabki naisele õige suuna kätte, kuidas Alevisse tagasi saab.
öösel näeb Iida majakest unes, aga see on hoopis suurem, klaastrepiga ja valgete aknaraamidega. Ümber maja lainetavad viljapõllud ning karjamaal söövad 2 nudipeaga lehma ja mõned lambad. Õue peal jalutab suur kirju kukk. Aidatrepil istub Joosep ja tõmbab piipu. Iida ise korjab metsa ääres pohli. Pohlad on suured ja magusad ning neid on palju. Iidal on juba suur korvitäis, aga marjad ei saa ikka otsa. Iida muudkui korjab ja pistab mõne suhugi. Ta tunneb unes pohlade maitset ja on väga õnnelik. Hommikul ei mäleta ta midagi. Aastad lähevad oma rõõmude ja muredega, tööde ja tegemistega. Majake ei tule vahepeal meeldegi, kuni Iida taas seda unes näeb.